kirjanduse valdkonna peapreemia Viivi Luik. Viivi Luige raamat Kuldne kroon on portreede kogu, mis ühendab üldise ja isikliku, dokumentaalse ja fiktsionaalse. Teos koondab jäädvustamist väärivaid tähelepanekuid ning väljendab mõistmist ja armastust kallite lahkunute vastu. Raamatus on juttu nendest inimestest, kes mulle on kuidagiviisi elus olulised olnud. Need ei pea olema päris lähedased inimesed, vaid et nende inimestega on seotud minu elus mingisugused hetked, mis on jäänud eluks ajaks. Lennartil oli üks kask, 4-aruline õuekask. See ei tahtnud Nõmme liivase maa peal kuidagi kasvada, ähvardas virelema jääda või hoopis ära kuivada. Lennart hoolitses selle puu eest üllatava hellusega. Kasel oli tema jaoks oma eriline salajane tähendus, mida meie ei tea. Arvata võib, et sümboli tähendus. Küll ta mässas selle kasega, täpselt nii nagu riigiga. Võttis aega, mis võttis, aga kask ajas juured laiali. See on kasvanud tugevaks ja suureks puuks. Tekkis tunne, et ma tahaksin nendest inimestest kirjutada niimoodi, et see oleks nagu austusavaldus nendele inimestele, tänuavaldus. Ja need inimesed on kõik siit ilmast lahkunud, kellest ma siin raamatus kirjutan. Nende lood on lõpetatud. Elavate inimestega on ju niimoodi, et alati võib veel midagi juhtuda, midagi toimuda. Võib tekkida mingi uus hämmastav suhe nende inimestega, aga need on lõpetatud lood, kriips on all. Artur Alliksaar, sünninimega Artur Alnek, Eesti luuletaja ja tõlkija. Wikipedia kirjutab tema kohta nii, tsitaadi algus. Vaatamata tõrjutusele ametlikust kirjanduspildist oli Alliksaar tuntud kirjandusringkondades ja salongides, avaldades ulatuslikku mõju ka teistele kirjanikele, tsitaadi lõpp. Kuidas ta saigi tõrjumata olla, kui ta oli just Siberist tulnud, laagris istunud ja asumisel olnud, nälginud ja räsitud ning sellest hoolimata säilitanud kaasasündinud elegantsi ning siinkandis harjumatu kirglikkuse. Missuguse armastusega ta luges Rilket peast, niisamuti Alverit ja Talvikut, kes teda sellistel hetkedel nägi ka kuldset krooni põlatud poeedi peas.